Tervist ja tere tulemast Enefit Greeni esimese kvartali 2025. aasta tulemuste esitlusele. Mina olen Enefit Greeni juhatuse esimees Juhan Aguraiuja ja minuga on täna siin finantsjuht Algar. Tere ka minu poolt. Kui me vaatame esimesele kvartalile 2025. aastal, võrdleme seda meie eelmiste aastate esimese kvartaliga, siis nagu graafikult näha, meie tootmisportfell on jätkanud tõusu. Ja põhiline muudatus aastatagusega on see, et on suurenenud ehituse lõppjärgus ehk siis varad, mis on sisuliselt valmis ja toodavad, ent veel vajavad kas lubasid testimisi läbida. Need perioodid on taastuvenergia varadel teatavasti väga pikad. Ja seetõttu ka see maht on väga suur. Esimeses kvartalis lisandusid meile Kelmė 1 tuulepark Leedus ja 2 päikeseparki Lätis võrreldes eelmise kvartaliga. Ning ka tänasem silm märkab seda, et kogu tulp on veidi kasvanud ning seda tänu sellele, et eelmises möödunud kvartalis langetasime lõpliku investeerimisotsuse Poolas Stratkovo päikesepargi ehituseks ning sellest saab meie suurim päikesepark Poolas. Meil on kokku täna Poolas 33 megavatti parke, nii et see enam kui kahekordistab meie Poolas olevat tootmisvõimsust. Ja miks me selle Stratkovo otsuse tegime, et ka nagu varasemalt olime välja toonud, et me fokusseerime meie koduturgudele Baltikumis Poolas ning siis kõrge tulususega projektidele. Mida me näeme järjest enam on suur volatiilsus hindadega ja süvenevad discountid ehk allahindlused taastuvenergia turul ning Poolas oli suurepärane võimalus teha investeering siis riiklikult tagatud hinnavahe lepinguga ehk siis niinimetatud CFD-ga, mille kestvus on lausa 15 aastat ning see on indekseeritud. 75% toodangust on sellega lukus, mis tähendab seda, et projekti oodatav tulusus 15-aastase perioodi jooksul on stabiilsel tasemel. Projekt peaks valmima järgmise aasta suvel ning see ei ole aga kõik, mis me teeme Poolas. Me jätkame seal endiselt ka arendusi tuule valdkonnas. Kui me vaatame üleüldiselt sellele, mis möödunud kvartali jooksul meie regioonis on energia või elektriturgudel toimunud, siis üks peamine sündmus, millest ei saa üle ega ümber, oli siis lahti ühendamine Venemaa sagedusvõrgust ning liitumine Kesk-Euroopa sagedusalaga ehk siis niinimetatud resünkroniseerimine. See käivitas siis sagedusturud, mis on märgatavalt mõjutanud seda, kuidas me opereerime ning kuidas üleüldine turudünaamika välja näeb. Mida veel tähele panna, on endiselt märgatavad hinnaerinevused Põhjamaade ja Mandri-Euroopaks, ka Mandri, aga Baltikum, Poola ja Saksamaa. Ja seda kõike vaatamata sellele, et tegelikult on kõikides riikides suurenenud paigaldatud taastuvenergia võimsuste hulk, ent kogu esimese kvartali ja eriti veebruaris olid madalad tuulekiirused, mis tingisid väiksema taastuvenergia toodangu. Kui muidu tuuleenergia vaestel tundidel aitab seda hästi kompenseerida Põhjamaadest tulev odavam elekter, siis ka Estlink 2 rike piiras suuresti seda, kui palju sealt sai odavat elektrit meile tulla. Ning loomulikult keskmist hinda mõjutab ka see, et kui tuulest jääb puudu, siis toodetakse seda maagaasi või teiste fossiilsete kütustega ning ka selle hind on tõusnud, kuna on toimunud CO2 hinnakvoodi tõus. Kui vaatame kitsalt tuule profiile, tootmisid, siis me näemegi siit, nii nagu varem põgusalt mainisin, et tuulekiirused Baltikumis, Eestis, Leedus olid madalamad kui varasematel aastatel ja seda suuresti veebruarikuus. Soomes oli pilt mõnevõrra parem, ent see loomulikult tingib ka
jällegi suurema, siis sügavama allahindluse tuuleprofiilis. Kui me vaatame tervikuna kõiki meie koduturge ja näeme siin graafikul seda, et mis on 2025. aasta esimese kvartali tuuleenergia profiili allahindlused olnud, siis me näeme siin uusi sügavusi, eriti esimese kvartali kohta. Et sellised me oleme näinud küll teises ja kolmandas kvartalis varem, kuid need on rekordilised esimese kvartali kohta. Ja see iseloomustab väga hästi seda, mis turul toimub. Et meil on lisandunud palju uusi taastuvenergia tootmisallikaid ning ka seda, et ilmaolud seda tingisid. Enefit Greeni opereerivate varade töökindlus püsib endiselt heal tasemel. Eestis ja Leedus opereerisid tuulepargid ootuspärasel töökindluse tasandil, samamoodi Iru ja kõige allapoole ootuseid töökindlust nägime Tolpanvaares ning ka meie päikeseparkide sektoris. Päikeseparkide sektoris oli see tingitud eelkõige uue Sopi päikesepargi tõttu, kus veel käivad pärast siis töösse minekut esimesed garantiitööd. Kokku jäi tootmata 10 gigavatt-tundi elektrit seoses töökindluse vähenemisega. Me vaatame toodangut tervikuna, siis me näeme endiselt märgatavat tõusu võrreldes aastatagusega, ent kerget langust võrreldes eelmise kvartaliga. Millest see tuleb, on suuresti madalam tuulekiirus, ühest küljest, mida juba varasemalt katsime. Uute varade puhul kompenseerib seda siis lisandunud uued varad, Kelme 1 ja Läti päikeseparkide läbi, aga olemasolevates varades näeme ilmamõju, aga kogu segmendi ülesed järjest enam turul avaldavad mõju erinevad allareguleerimised, mis on seotud siis kas madalate või negatiivsete hindadega, aga ka uus valdkond nimega süsteemiteenused, kus järjest enam toimub võrgusagaduse ja töökindluse tagamiseks erinevaid liigutusi ka taastuvenergia varade poolelt. Aga siit lähmegi edasi finantstulemuste juurde, annan sõna üle Argole. Vahepeal tuletan ka meelde, et meil on siis seekord Teamsi chat, kus saate küsida küsimusi, hiljem neile ka vastama. Palun, Argo. No nii, võtan üle siit ja selline täpsem sissevaade meie finantstulemustesse. Kindlasti see on ainult selline üldine kokkuvõte ja lühikene ülevaade. Aruanded on kättesaadavad, kes tahab pikemalt lugeda, siis kõik on välja jagamiseks valmis. Hakkame otsast peale, natukene näitan ka siin kursoriga, kuhu poole paremini tähelepanu pöörata. Nii nagu Juhan juba jagas, elektritoodang ja kvartali, tähendab elektritoodang aastaga võrreldes kvartaliga omavahel kõrvutades on nii uutest varadest kui siis varasematest varadest kokku märkimisväärselt kasvanud. Elektri hind samas on teinud kvartalite võrdluses languse, see on isegi kuni kolmandiku võrra langenud. Tulud kokku enam-vähem samal tasemel, nagu need olid eelmises kvartalis eelmisel aastal või esimeses kvartalis eelmisel aastal. Samas kasumi poole pealt EBITDA on madalam ja puhaskasum samamoodi madalam. Räägime kohe nendest mõlemast natuke pikemalt ka. Kõrval veel meeldetuletuseks siis kvartali suuremad tähtsamad sündmused, Stralkova päikesepargi investeerimisotsus ja Liivi meretuulepargi arenduskoostöö Sumitomo Corporationiga. Sellised mõnusad komponendid, mida meeles pidada, mida siin kvartalist kindlasti kaasa võtta. Siis nüüd detailidesse. Arvutuslik teenitud elektrihind on teinud selle sama tuuleprofiili allahindluse ja madalama PPA ja kõrgema ostuhinna tõttu päris märkimisväärse muutuse. Kui ma siit nüüd jälle taaskord natukene kursoriga liigutan, keskmine elektrihind kasvas võrreldes, kui me nüüd kvartalit kõrvutame. Turule müüdud elektrihind meie poolt
pisut kahanes, PPA müügihind samamoodi langes, rakendusid uued PPA lepingud meil siin aasta keskpaigas. Samas, kui toodangut oli vähe, hinnad läksid kõrgeks, realiseerinud ostuhind, mida me PPA kohustuste täitmiseks pidime omalt poolt ikkagi turult kokku ostma, see hind oli kallim ja nii siis kokkuvõttes arvutuslik teenitud elektrihind suisa 33% madalam, kui ta oli eelmise aasta esimeses kvartalis. Äritulud. Kui tulpasid omavahel võrrelda 24 aasta algus ja 25 aasta algus, siis üsna samas suurusjärgus tuulesektor andis juurde, Iru natukene samamoodi juurde, ehk et koostootmiskompleks, mis meil Irus asub. Samas päris suure muutuse tõi kaasa nende varade osa, millest eelmisel aastal Enefit Green väljus, ehk et müüdud varade osa sealt tulusid selgelt vähem, kuna seda tegevusvaldkonda enam meie jaoks ei ole. Ja teised komponendid veel natukene juurde, päiksest samamoodi käivad natukene juurde, aga olulisemad komponendid siis tuul ja müüdud varad. Liigume EBITDA juurde. Nagu ma enne ütlesin, kui me kvartalid kõrvutame omavahel, siis tulbad on erineva suurusega ja kõige suurema mõju annab siit omakorda selle sama elektri hinna netomõju. Kui me võtame müüdud elektri hinna mõju ja ostetud elektri hinna mõju kokku, siis see suisa kokku teeb -12,8 miljonit eurot. Ja koguseid, nii müügi kui ostukoguseid omavahel kõrvutades, omavahel kokku pannes on see mõju 9 miljonit eurot EBITDA langusele. Siis veel müüdud varade efekt, ehk et seda kasumit meil sealt tegevusvaldkonnast enam ei ole. Ja natuke ka püsikulude kasvu tulenevalt sellest, et meil on uusi varasid juures ja hoolduskulusid, maakulusid nendega seoses rohkem. Investeeringutest tervikuna rääkides, kvartalid omavahel taaskord võrreldes, siis nagu pildi pealt on hästi näha, siis tulpade kõrgused on päris erinevad. 25. aasta alguses investeerimismaht või siis investeeringute hulk on olnud selgelt väiksem kui aasta tagasi. Kuhu suuremad investeeringud läksid, olid Sopi-Tootsi tuulepark ja Kelme pargid. Ja kui nüüd siia hinnangut või perspektiivi ka juurde panna, siis nende pooleli olevate ehituste lõpuni viimiseks, mis meil kõik pipeline'is praegu on vajalik investeeringute summa veel hinnanguliselt 100 miljonit eurot, nii et investeerimist edaspidigi veel jätkub. Liigume kasumi juurde ja kasum aktsia kohta on kvartali võrdluses siin välja toodud. Puhas kasumist nagu sektori üleselt rääkides on Enefit Green täitsa heal tasemel, kui me siin oleme teinud omalt poolt analüüse ja võrrelnud sarnase tegevusprofiiliga ettevõtteid üle kogu Euroopa ja just nimelt taastuvenergia ettevõtteid omavahel ja nende majandustulemusi kõrvutades, siis kui me jõuame puhaskasumi, siis puhaskasumi marginaal Enefit Greenis on olnud selgelt parem kui sektori keskmine. Siin on midagi, mida eraldi välja tuua, aga siiski 24-25 aasta omavahel võrreldes on esimese kvartali kasumlikkus madalam. Ja finantskulude tõttu siin, kui EBITale midagi veel juurde liita ja tulumaksud osa on see, mis mõjutab. Kui nüüd mõelda taaskord perspektiivi peale ja kus me praegu oleme, siis kasumi kontekstis on juhatus teinud aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku 24. aasta eest dividende mitte maksta ja suunata see raha, mis muidu läheks dividendide väljamaksmisele, hoopis investeeringud tulevastesse investeeringutesse. Nii et nagu ma juba ütlesin, suurusjärgus 100 miljonit on veel
investeeringuid täitsa meil pipeline'i sees ja väljamineku kohti üksjagu. Võtan selle kogu finantside osa veel kokku sellise üsna detailse slaidiga. Kui rääkida finantsvõimendusest, siis see on nüüd see joon siin graafiku peal 48% eelmisel aastal, 47% sellel aastal. Me oleme ka selles kontekstis täitsa sellised keskmist hulgas oma sektoris liiga palju ei eristu. Kui me räägime omakapitali tootlusest või investeeritud kapitali tootlusest, siis omakapitali tootluse kontekstis samamoodi üsna keskmise joone peal. Nii et kuskile ekstreemumite hulka ennast positsioneerida meil vaja ei ole. Omakapitali tootlus 7,5% esimeses kvartalis siis kokku. Ja see oli siis väike kokkuvõtte finantsidest. Juhan, sulle tagasi, et üldine kokkuvõte võtta. Aitäh. Ega üleüldiselt, mis siit eelkõige kostma jäi, ongi see, et uued varad, mis on installeeritud ning kuhu on läinud viimastel aastatel palju energiat ja investeeringuid, on hakanud tootma. Me oleme näinud märgatavat toodangu kasvu ja isegi kui me võrdleme tegelikult äritulusid ilma nende maha müüdud varade tuludeta, siis ka tulude poole peal me näemegi kasvu. Ent elektri siis turg hindade mõttes ei ole soosinud seda, et me saaksime sealt rohkem kasumit välja. See on viinud siis nii EBITDA languseni kui puhaskasumi languseni. Põhjused ongi sellest, et allahindlused turul tuuleenergia profiilile suurenevad, isegi siis, kui on kõrgemad hinnad, ning need kõrgemad hinnad omakorda mõjutavad meie siis PPA-de tagasiostude hindasid. Ja lühidalt see ongi see, mis seda allaminekut siis põhjustab. Edasise vaate poolest ongi see, et Kelmė 1 ja Läti pargid on liitunud, annavad juba toodangut ning järgmistesse kvartalitesse panustavad samamoodi hästi. Ning me oleme teinud tugeva sammu edasi Poolas, kus enam kui kahekordistame oma tootmisportfelli läbi siis riiklikult tagatud hinnavahe lepingule tehtud päikesepargi investeeringule Stratcomis. Ent enne kui lähme küsimuste juurde, meeldetuletus selle kohta, et Enefit Greeni suuraktsionär Eesti Energia on esitanud aktsionäridele vabatahtliku ülevõtu pakkumise. Teade selle kohta tuli 27. märtsil ning peagi on see periood lõppemas, nii et kes veel ei ole otsust langetanud, aga soovib seda teha, siis selle jaoks, kas võtta pakkumine vastu või mitte, on teil aega kõigil 12. maini kella 4-ni. Pärast seda sama nädala jooksul avaldatakse tulemused ning tehakse ka arveldus. Ning Eesti Energia on maininud, et soov on omandada 100% aktsiatest, et oleks võimalik luua täielikult integreeritud uus ärimudel, kus tootmine ning müük on koos erinevatest allikatest nii juhitavad kui taastuvad tootmised. Ning see tagab kontsernile konkurentsivõime elektrimüügiturul. Aga sellega meie presentatsiooni osa täna ongi lõppenud ning hea meelega vastame küsimustele. Üks küsimus näen on juba chati tulnud. Aitäh Paulile. Paul küsib, et eelmises kvartalis mainisime võimalikku väljumist Soome turult ja Kelmė 3 osas partnerite otsimist. Kuidas need protsessid edenevad? Kas seda mõjutab ka Eesti Energia poolne ülevõtmispakkumine? Aitäh, et tunnete huvi. Protsessid edenevad ootuspäraselt. Mõlemad protsessid on olnud väga intensiivses töös viimased kuud ja oleme nende mõlemaga lõpusirgil.
hetkel ei saa midagi täpsemalt selle kohta öelda, teavitame sellest investoreid börsiteate vahendusel, kui sellest on otsused tehtud. Kas Eesti Energia poolne ülevõtmine seda mõjutab? Meie täna teadma oleva ajagraafiku kohaselt need otsused nende projektidega seotud suure tõenäoliselt langetatakse veel täna kehtiva nõukogu heakskiidul, ehk siis sealt ei saa veel otsuseid teha Eesti Energia. Nii, kas meil on veel küsimusi tulemas? Ootame. Tundub, et vist ei tule. Aga sellisel juhul täname teid kuulamast ja huvi tundmast ning elamast kaasa Enefit Greeni teekonnal. Aitäh! Suur tänu!